sõbrad! Meie oleme jälle lasteaias ja oleme õue tulnud. Täna on jälle nii ilus ilm. Mina tahaks tervitada kõiki karukeste rühma lapsi. Lapsed ka vaata sinnapoole. Lehvita sõpradele. Tere, sõber! Tere, tere! Koos on vahva lastepere. No nii, sõber, mul on nüüd üks jutt sulle, kuula. Lähme sinna katusse või selle varju alla, siis ma räägin sulle, mis me tegema hakkame. Nii, istu korraks, palun, istu korraks maha. Ja ole hästi vaikselt. Siis ma saan sulle rääkida, mis me tegema hakkame. Me hakkame täna tegema mudamaali. Kas sa tead, mis asi see on? See muda ja see maan. Sa vist ei tea. No vot, mul on siin hästi põnevad asjad ka kaasas. Korvi sees on, aga luba siia huugot ka vahele. Nii, mina lähen, sina nüüd ära mulle järgi tule, istu siin samas ja mina siis näitan, stopp, ära tule lähedale. Ma näitan sulle, mis mul siin on. Siin topsi sees on mul mustikad ja siis on mul muld. Siis on mul liiv. Vot nii. Siis on meil vesi. Ja siis on pintslid. Neid läheb meil vaja. Tühjad topsikud ka, neid läheb meil ka vaja. No nii, kõigepealt me hakkame tegema muda ja selleks me... Oota, ära praegu võtta siin. Ära praegu seda võtta. Hoiad. Nii, võta endale üks pintsel. Oot. Nii. Mine natukene tahapoole, siis meil on rohkem ruumi ka, eks ole? Nii, mine natukene Claudia ka tahapoole, siis meil on rohkem ruumi. Nii, kas said kõik pintsli? Palun. Jaa. Nii, Keete. Jaa, kõigil on tops. Mine natukene tahapoole, muidu meil läheb väga kitsaks. Nii, ma võtan endale ka topsi. Ja kõigepealt esimene asi, mis me teeme, paneme topsi sisse liiva. Mis juhtus? Palun, võta pintslit. Nii, hästi. Kõigepealt me paneme topsi sisse liiva. Vaata, natukene palju ei olegi vaja panna. Vaata umbes niiviisi selle. Oota, ükshaaval paneme, muidu läheb meil. Me ei mahu kõik ära. Ma võin ise ka sulle panna, eks ole? Nii, ja olemas. Nii, paneme sulle ka liiva. Nii, ma aitan siin natukene. Jaa, aga palju ei ole vaja panna, vaata, mina panin ka natukene. Aga teile sul see natukene palju, sa võid oma pool liiva Hugole anda. Ja, isegi aitab, ära rohkem panegi, muidu saab väga palju. Nii, ma panen Claudiale ka. Ja paneme sulle ka Keete liiva. Nii, nüüd paneme liiva kõrvale. Mis me nüüd teeme? Jaa, vett on vaja panna. Rasmus juba teab, et on vaja vett panna. Ma valan selle kannust. Või valan vee siia kannu sisse. Oi, mis sa tegid sellega nüüd? Anna. Oi, Anna. Nii. Anna. Oota, rahu. Nii, Karl-Marten nüüd valab endale ise vett sinna kausi sisse. Pane see pintsel praegu ära. Pane pintsel ära. Võta kann. Ja vala vett. Nii, aitab küll, tubli. Ja. Nii, hästi, aitab küll, juba aitas, jaa. Nii, sina ka. Nii, ja nüüd võta pintsel, kellel juba vesi on ka, ma aitan siit valada. Kellel on juba vesi seal olemas topsi sees, siis võta pintsel ja hakkame segama. Ära seda võtta. Seda ei pea hoidma praegu. Seda ei pea hoidma. Hakka nüüd muda segama. Vaata, mis värv sul tuleb. Oota, kui mis tuleb? Tulivärv. Mis värvi see on, kes teab? Sinine värv.
Karl-Marten arvas, et sinine. Nii. Sinine. Hugo, mis sina arvad, mis värv siit tuli? Sinine. Nii. Mida see sulle meenutab, mis see võiks olla? Natuke nagu šokolaadi värvi või kakao värvi, selline pruun. Hästi. Nii, nüüd me võtame veel topsi, aga võtame sõbraga 2 peale. Ma annan sulle siit Claudia ja Keetele, Hugole ja Teelele, Rasmusele ja annan sulle Karl-Marten ka. Ja nüüd mul on siin muld. Nüüd me paneme mulda ja vett. Vaatame, kas tuleb samasugune. Vaata, ma panen sulle siia. Hopsti. Nii, oota Rasmus, sinul on nüüd läinud natukene siin segamini. Paneme siia. Hopsti. Oot. Nii. Ja nüüd ära seda kokku veel. Ma panen sulle vett ka, sina võta nüüd oma pintsel ja hakka segama. Oota Rasmus. Teistele lastele on ka vett vaja. Kalala tahab. Ei, Karolale ei ole, sinna ei vaja, üht teise topsi. Oota, ma valan nüüd vett juurde. Nii, kellel on juba seal vesi on sees, topsi sees, see võib siis segada. Nii, panen siia ka vett. Nii, ja Hugo ja Teele te saate siis segada ja Claudia ka, võta oma pintsel ja sega. Nii, Rasmus, sega. Vaata, kas see on nüüd ühe samat värvi, nagu sul seal teises topsis on. Vaata, ma näitan sulle siit Karl-Marteni seda muda. Vaata, kas on ühesugune. Kas on ühesugust värvi? Mis te arvate, kas lapsed on ühesugust värvi? Ei ole, jaa. Nii, aga tead, sõber, mul on siin topsi sees ühed marjad. Mis sa arvad, mis värvi need marjad on? Siuksed tunduvad mustad. Kas te teate ka, mis marjad need siin on? Mustikad. Aga nüüd me teeme sellise asja, et see, kus sul on see liiv topsi sees, kus me tegime seda liivasopa värvi, paneme sinna mõne mustika ka sisse. Paneme mõne mustika sisse ja siis vajutad pintsliga katki. Vaatame, kas see jääb sama värvi. Nii. Ma raputan siia endale ühe mustika. Sulle raputan ka mustika. Katsu nüüd pintsliga see kattigi vajutada. Vaata, mis juhtub. Mida mulle ei pannud? Pane mutsekat siia. Vaata, mis juhtub. Oeh! Jätad mutsekat siia. Jaa. Vaata, mis juhtub, kui mustikad siia vee sisse panna, sopa sisse. Katsu pintsliga pihta saada. Vaata, milliseks see vesi läheb, see muda. Kas on ikka veel liivavärvi? Kas on ikka veel liivavärvi, selline pruunikas? Oi, nii sõber, aga nüüd me oleme endale muda valmis teinud ja nüüd hakkame me joonistama. Ma olen paberid pannud siia seina peale juba valmis ja me saame hakata joonistama. Nii nagu üks õige kunstnik kasutab maalimisel molbertit, see on selline asi, kuhu saab paberi panna siis peale ja siis kui sa maalid, siis sa saad kaugemalt vaadata ja minna jälle lähemale. Tegin mina sinule ka siia seina peale mängud sellise nagu molberti. Nüüd sai meil see muda ehk see sopp sai valmis. Kas see pintsel on? Näita mulle pintsli. Pintsel on olemas. Nii, nüüd iga laps valib nüüd siit endale ühe paberi, võtab siit ühe selle sopakausikese pintsli ja sa lähed paberi juurde. Ei, sellega, ärme seda praegu võtame. Nii. Ja sa lähed ja hakkad sinna maalima seina peale või selle paberi peale, et katsu püsida siis paberi peal.
et mis sulle siis meeldiks, mis mõte sul on, et mina näiteks tulin täna hommikul tööle ja nii palju linnukesi laulis ja mina mõtlesin kohe, et kui täna maalima hakkan, siis maalin õige ühe linnukese. Et sina võid ise nüüd mõelda, mida sina tahaksid sopaga maalida. Et mine proovi vaata, kas sa üldse saad sopaga oled sa kunagi maalinud, kas üldse saad hakkama sopaga maalimisega? Nii, võta palun endale siit tops, aga enne kui sa maalima hakkad, siis sega natukene ka, siis läheb see värv paksemaks, muidu vesi on praegu peale tekkinud. Et sega ka ja siis mine hakka. Nii, Rasmus juba maalib